nüüd tuli see salvestuse sõnum ka, aga tere meie poolt ka, et oleme siis siin Harno korraldatud Distantsilt targemaks sarjas ja mina ja Kadi Reintam siis täna räägime sellest, mis toimub teismelise ajus, kuidas see mõjutab siis ka teismeliste õppimist ka ja võib-olla, et milliseid siis nippe võiks teismeliste õpetamisel ka rakendada. Mina olen siis Ann-Rein, mina olen veel siin viimaseid nädalaid olen lastepsühhiaatri arst-resident. Peamiselt olen siis laste ja noortega tööalaselt kokku puutunud laste vaimse tervise keskuses Tallinna lastehaigla juures, ja seal siis nii eelkooliealiste lastega, algklassi lastega kui ka siis just noorukitega, et seal teismeealiste lastega ja ma lasen Kadil ka ennast kiiresti ära tutvustada ja siis lähme edasi. Ja tere minu poolt ka tulemast siis distantsilt targemaks sarja. Mina olen Kadi Reintam ja olen kliiniline psühholoog. Töötan siis lastehaiglas, laste vaimse tervise keskuses ja erakliinikus ja minu siis patsiendid on enamasti teismelised, et palju tegelen söömishäiretega, aga muude raskustega noortega ka. Ja Tartu Ülikoolis siis teen ka doktoritööd just sellise häirunud söömiskäitumise teemal, mis on ka just eelkõige eriti aktuaalne teismeliste puhul. Nii, aga siis me põgusalt siin panengi silme ette selle kava, et millest täna juttu tuleb. Et kõigepealt siis sellest, millised muutused toimuvad noorukeas ajus, milliseid tunnuseid me näeme noorukeas käitumises, kuidas noored näevad iseenda vaimset tervist ja mida ütlevad siis uuringud teismeliste õppimise kohta, et millised võiksid olla need asjad, mis nende õppimist toetavad. Ja lõpuks oleme siis planeerinud natukene aega ka selleks, et kui kellelgi kuulajatest tekib kohe mingeid küsimusi või kommentaare, et siis on aega nendele vastamiseks ka. Nii, aga siis kõigepealt siin alguses ma mõtlesin, et ma räägin üle ka selle, et kes siis nooruk nii-öelda on, kellest meie siis ka täna võib-olla räägime. Et väga head ja väga sellist selget, kindlat piiri nooruki osas ei ole. Et see Maailma Terviseorganisatsioon defineerib siis noorukit, et sellist adolescentit siis vanuses 10–19, aga erinevad siis psühholoogilised teooriad või muud kohad, et natuke on see vanus võib justkui kõikuda, aga üldiselt, et kuna sellise noorukeaga ongi seotud nii need ajus toimuvad muutused, hormonaalsed muutused kui ka sellised ühiskondlikud, sotsiaalsed ootused, et siis sellist väga kindlat piiri ilmselt täpselt paika panema ei peagi. Ja räägin siin korraks siin silme ette ka pilt sellest, et millised on siis need ajupiirkonnad, mida me teismeeaga kõige rohkem võib-olla seostame just nende muutustega, mida me näeme, on siis meie aju see selline planeerimiskeskus, prefrontaalne korteks, mis vastutabki siis kõigi selliste keerukate mitmetasandiliste otsuste eest, impulsside kontrolli eest, selliste pidurdusmehhanismide eest ja ka sellise tähelepanu juhtimise ja üldiselt täidesaatvate funktsioonide eest. Ja sellele siis annab sellist vastukaalu limbiline süsteem, meie aju selline emotsionaalne keskus, mis ongi seotud emotsioonide märkamisega, töötlemisega ja hästi tugevalt ka motivatsiooni, sellise sihipärase tungi ja sellele vastamisega ja ka sellise tajutava tasuga ja sellise nii-öelda auhinnatunde kujunemisega ja teatud määral siis ka sellega, et kuidas just see selline emotsionaalne mälu kujuneb, et millised kogemused siis nii-öelda meelde jäävad. Ja kui rääkidagi aju arengust, siis nüüd veel üldiselt, et siis aju areng tegelikult hästi suures osas juba toimubki ka sünnieelselt ja ka varases lapseeas, et selle esimese 2–3 eluaasta jooksul nii-öelda selline aju tegelikult hästi-hästi kiiresti kasvab, luuakse hästi palju uusi närvirakke, hästi palju nende vahelisi ühendusi ka. Ja need närvirakud ja
nendevahelised ühendused, et kuna neid on inimese ajus hästi palju, et see ilmselt ongi see inimese evolutsiooniline eelis, et meie ajul on see võime korraga võtta vastu hästi palju infot, seda töödelda, seda panna mingisugusesse konteksti ja selle alusel siis selliseid keerukaid otsuseid vastu võtta. Ja esimesel siis 3 eluaasta jooksul see areng tõesti hästi aktiivne on. Teiseks ja 3. eluaastaks tegelikult ajus on neid närvirakkude vahelisi ühendusi, ütleme niimoodi selline 2-3 korda rohkem, kui neid on täiskasvanu eas. Et see ongi ilmselt seotud sellega, nii palju kui arvatakse, et seal esimese 3 eluaasta jooksul just neid uusi oskuseid, uusi kogemusi on hästi palju ja selleks, et siis kõigest sellest maksimum võtta, ongi ka neid ühendusi hästi palju. Ja teiseks 3. eluaastaks on aju juba omandanud siis selline 80% täiskasvanu aju suurusest, 5. eluaastaks juba 90%. Ja nüüd, kui siis see laps kasvab edasi, noor kasvab edasi, siis noorukieas ongi leitud sellistel kujutavatel uuringutel ikkagi näha, et teatud määral ajus selline närvikoe arv siis justkui väheneb, et eeldatakse siis seda, et justkui toimub selline kärpimise protsess sellisel use it or lose it põhimõttel, ehk siis need ühendused, mida kasutatakse, need säilivad, need, mida nii palju ei kasutata, need siis kärbitakse ära ja selle protsessi käigus siis võiks justkui, kui siin kõrval on need sellised puu kasvamise pildil tekkida selline hästi vilja kandev, häid vilju andev selline puu ja see tähendabki, et see täiskasvanu aju, kuigi temal on neid võib-olla siis oksi, närviühendusi vähem, et siis need toimivad justkui paremini ja efektiivsemalt. Ja siis teine protsess, mis sellele aju efektiivsusele kaasa aitab, ongi siis see müeliniseerumine, kus siis need närvirakud, mis siis on alles jäänud, kaetakse sellise kaitsva kihiga, mille abil siis on see närviimpulsside ülekanne on kiirem, on efektiivsem, ehk siis kui muidu ajus võttis see eri kohtade vahel liikumine rohkem aega, siis nüüd justkui tänu siis sellele müeliinkihile, mis seal neid närvirakke katab, on justkui võimalik liikuda rohkem mööda sellist kiirteed, et olulistesse kohtadesse siis kiiremini ja lihtsamini. Ja see on siis just see, mis ka teismeeas on näidatud, et kuigi teda toimub ka enne ja hiljem, et teismeeas saab sellise suurema hoo sisse. Ja lisaks siis sellisele struktuursetele muutustele hästi oluline muutus, mida ka on näha, on selline neurobiokeemiline muutus, ehk siis teismeeas suureneb dopamiini kasutavate närvivõrkude aktiivsus. Seejuures on siis leitud, et kasvab siis nii retseptorite hulk ja tundlikkus frontaalsagaras, kasvab ka dopamiini produktsioon, et ajus ongi dopamiiniga rohkem ja kasvab üleüldiselt siis selline tundlikkus tasudele, et dopamiin ongi seotud kõige rohkem just sellise motivatsiooniga, ka sellise heaolutundega ja just tõesti, et see tasusüsteemi aktiivsuse kasv on see, mis teismeiga siis hästi suurel määral ka iseloomustab. Ja see aju areng toimub siis nii seal sünnieelselt, väikelapse eas, seal teismeeas ja eeldatakse, et see aju selline potentsiaali kasv, selles mõttes selline positiivne siis areng kulgeb seal kuskil kuni 25. eluaastani ja kui kõige alguses siis olidki need olulised ajupiirkonnad, et see prefrontaalne korteks, limbiline süsteem, mis teismeeas ka seda käitumist hästi palju mõjutavad, siis oluline ongi teada, et see prefrontaalne korteks ja selline planeerimiskeskus on see, mis küpseb kõige hiljem, aga samal ajal juba see limbiline süsteem, mis ongi seotud emotsioonidega, sellise tasutundlikkusega, et see on juba jõudnud natukene varem küpseda, on juba aktiivsem. Ja jällegi nii nagu alguses mainitud, et lisaks sellele, et areneb aju, on olulised muutused samal ajal siis ka hormonaalses süsteemis, mis mõjutab siis on ju nii sellist ka väljanägemist pigem on ju, et sageli selle hormonaalse süsteemiga, kui on ka noorte vaimse tervisega seda seostatud, et pigem on ka näiteks leitud, et need noored, kellel puberteet algab varem, sekundaarsed sugutunnused kujunevad varem, et nende raskused pigem tulenevad siis
sellistest sotsiaalsetest ja keskkondlikest muutustest, mis selle foonil tekivad. Ja üleüldse siis ka, et teismeeased tegelikult sellised sotsiaalsed ootused kasvavad, keskkondlikud ootused kasvavad, et neid muutuseid on väga-väga palju, et lisaks siis sellele aju arengule. Ja kui siis mõeldagi ühe sellise teismelise käitumise peale, et siis ilmselt siin on mul kirja pandud need mõned omadused, kuidas siis teismeliste käitumist võib-olla võibki kirjeldada, et ongi impulsiivsus, mis on eelkõige seotud just selle tasusüsteemi tundlikkusega, et kui on mingisugune siis tegevus, millest on lootust kohe sellist head enesetunnet, mingit kiitust saada või sellist positiivset emotsiooni, et siis see tegevus kindlasti on midagi väga ahvatlevat ühe teismelise jaoks. Et selle mündi võib-olla selline teine pool on hüperratsionaalsus, mis samamoodi on justkui selline tasutundlikkus, aga see ei pruugi siis olla alati selline impulsiivne, et vot ma nüüd näen ja nüüd teen, vaid võib olla ka selles mõttes selline asjaolu, kus see positiivne tagajärg tundub lihtsalt nii palju mõistlikum või nii palju ahvatlevam kui see negatiivne tagajärg, et siia võib-olla sobib selles mõttes näiteks selline elektritõuksidega sõitmine, et see, et ilmselt kõik noored on kuulnud seda, et nendega ei peaks nii kiiresti sõitma võib-olla ilma kiirusepiiranguta ja kiiver peaks alati peas olema, aga vaatamata sellele, et see mõte sellest tundub ikkagist ahvatlev ja tore. Selle tasusüsteemiga on siis seotud ka see, et noorukeas on aju hästi vastuvõtlik sõltuvusele, et see tasust saadav positiivne emotsioon on nii intensiivne, et ka kõik sellised sõltuvuspotentsiaaliga ained või tegevused, et seda väga positiivset emotsiooni siis olulisel määral just annavad. Teismeeas ka emotsioonid on väga intensiivsed, et üle siis selle limbilise süsteemi aktiivsuse ongi, et tegelikult need positiivsed emotsioonid, positiivne tagasiside, kõik asjad, mis on hästi, on teismeliste jaoks sageli kohe eriti hästi, aga selline negatiivne tagasiside, asjad, mis lähevad kehvemini, samamoodi siis mõjutavad neid hästi palju, et selline kõikumine ja emotsioonide intensiivsus on midagi, mis on hästi iseloomulik teismelistele. Hästi oluline on ka sotsiaalne kaasatus ja seejuures just see, et eakaaslaste poolt oleks selline sotsiaalne kaasatus seal olemas. Et hästi oluline on just eakaaslaste arvamus, et on oluline endiselt tegelikult ka vanemate arvamus, on oluline ka näha tegelikult õpetajate arvamus, aga just see, et ka eakaaslased peaksid neid samu asju oluliseks. Hästi omane on selline uudsuse otsimine, kuna sealt samamoodi see dopamiini aktiivsus on suurem ja selle sama poolega siis seotud ka see, et selliseid igavaid rutiinseid tegevusi on kuidagi raske ikkagi taluda. Ja läbi kõikide nende siis teismeeas just ongi selline identiteedi areng ja eneseteadlikkuse kasv, et kes ma siis olen ja mis ma teen. Nii, et siit me siis saame edasi, et hästi põgusalt jõuan rääkida ka noorte vaimsest tervisest, et kõik need muutused, et justkui võib öelda, et suur osa noortest ju tegelikult läbib selle teismeea ilma selliste väga oluliste negatiivsete mõjudeta. Et kuigi siis näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel ligikaudu 15% noortest kogeb mingisugust vaimse tervise häiret ja erinevate uuringute alusel siis umbes 50% vaimse tervise häiretest ka avaldub siis juba enne 18. eluaastat ja seda kindlasti mõjutabki ka see, et kõik need muutused ajus, hormonaalsel tasandil, sotsiaalses ja keskkonnas annavad aluse selliseks haavatavaks perioodiks. Aga et kui nüüd ongi selle Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel siis justkui 15% noortest võib-olla kogeb sellist vaimse tervise häiret, et siis mis meil on ka siin iga 4 aasta tagant korraldatakse Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring, et siis selle alusel tegelikult, et selliseid vaimse tervisega seotud tervisekaebuseid ikkagi esineb oluliselt rohkem kui 15% noortest, et eriti märgatav siin selles tabelis ka on, et just tüdrukutel ja hakkab see tõusma siis seal nii-öelda noorukiea sellises keskmises osas, et kui seal 13-aastastest tüdrukutest juba
peaaegu pooltel, siis on ju mingisuguseid kaebuseid, et siis 15-aastastest tüdrukutest juba kokkuvõttes see arv ongi rohkem kui pooltel, mis tähendab seda, et igaüks peab olema valmis märkama neid noori, olema valmis pakkuma neile sellist mõistmist ja tuge ja sellist tunnet, et nad võib-olla ei ole üksi. Et sellest samast siis raportist tuligi välja ka see, et need asjad, mis kõige rohkem neid tervisekaebuseid mõjutavad, olidki peresuhted, kui noored tundsid siis, et nad ei ole oma vanematega lähedased, kui nad ei saa nendega rääkida ja teine oligi siis koolikeskkond, et nende seal uuringus see küsimus oli vist see, et kas sulle meeldib koolis käia ja kas sa tunned ennast üksildasena, siis võib-olla kas koolis või ka mujal. Et need olid need, mis nende selle uuringu järgi tulid välja, mida võib-olla ka mina kliinilisest kogemusest näen hästi sageli, et mis ka just neid selliseid meeleolu ja ärevushäirele omaseid sümptomeid mõjutavad vaimse tervise poolt, on siis ka see, et kui esineb noorel mingisugune selline neuroarenguline eripära, kas siis ATH või autistlikud jooned on ju, et kui autistlike joonte puhul siis võib-olla on raske sotsiaalseid olukordi kuidagi tajuda või mõista, et teismeeas jällegi see gruppi kuulumine muutub hästi oluliseks, et kui see siis on kuidagi raskendatud, keeruline, et siis ka kindlasti meeleoluhäirele omased sümptomid võivad esineda, ärevust võib esineda. ATH puhul siis, kui on selline enesejuhtimine hästi keeruline, et koolis ka selline õppetöös osalemine on keeruline ja sõpradega suhetes ka sellist impulsiivsust veel on rohkem, mis ka sellist just gruppi kuuluvust võib teha keeruliseks. Ja teisena, mis me ka ikkagi tegelikult sageli näeme, et neid selliseid meeleolu ja ärevushäirele omaseid sümptomeid soodustavad, on tegelikult ka just selline õpiraskuste esinemine, et on see siis kas lugemishäire, kirjutamishäire või selline üldisem õpiraskus, et kui noortel ongi ka objektiivselt see õppetöö koolis ikkagi keeruline, et need lugemistekstid ongi nende jaoks väga pikad ja raskesti läbitavad, et siis see ka ühel hetkel hästi palju hakkab mõjutama seda noore enesehinnangut ja tekitamagi veel sellist ärevust ja kehva enesetunnet. Aga siis võib-olla ongi nüüd niiviisi, et siit mina andsin sellise põgusa ülevaate sellest, kuidas see aju üldse areneb ja Kadi siis nüüd räägib veel edasi sellest, et kuidas siis on leitud uuringutes, et kuidas noorte õppimisel saab toetada. Just, aitäh, on väga huvitav oli kuulata, et mina siis jah, proovin nüüd, et kuidas seda Anni antud teadmist sinna klassiruumi võiks üle kanda, et proovime koos mõelda sellele. Aga kui veel korraks võtta, siis Anni jutt kokku, et me siis saime teada, et teismelise aju on paratamatult arenguliselt teises etapis võrreldes siis täiskasvanu ajuga. Ja selle eripära tõttu siis meile täiskasvanutele võib tunduda see teismelise käitumine võib-olla selline ettearvamatu või ka liialdatud, et need emotsioonid on neil sellised tugevad ja intensiivsed ja samas see enesekontroll neil ju alles areneb, eks, et kui niimoodi humoorikalt öelda, et emotsioonid lähevad kiirrongiga ees ja siis ratsionaalne mõtlemine tuleb alles järgmise bussiga järgi ja väga palju me ise ka noortega rääkides kasutame sellist gaasi ja piduri mudelit, et see limbiline süsteem on justkui siis see gaas, eks ju, mis vastutab emotsioonide ja sellise tasu eest ja see on siis noortel väga sellise aktiivne, et nad reageerivad hästi kiiresti ja vaimsalt ja samas siis see pidur, prefrontaalne korteks alles siis areneb. Ja kui nüüd seda teadmist arvesse võtta, et mida siis klassiruumis võiksime arvestada või silmas pidada, et räägime kõigepealt ka ühest teadmisest, mis kindlasti ei ole teile uus, aga et korraks veel tuletame meelde, et teismelised võtavad rohkem riske siis võrreldes näiteks noorte täiskasvanute või täiskasvanutega, et ütleme, et vanusega see riski võtmine väheneb. Seda siis uuritakse selliste uuringutega, kus on siis kas mingid küsimustikud või sellised arvutimängud
ja siis on uuritud noori, et kui nad toimetavad üksi või grupis, et siis on nähtud, et üksi on nad siiski targemad kui grupis. Et kui nad on grupis, siis nad kipuvad keskenduma rohkem sellele võimalikule tulule ja seda ohtu siis ignoreerima. Ja kuidas siis seda klassiruumis rakendada, et võib-olla siis nagu mõelda rohkem, et kuidas saaks seda positiivset grupinormi kuidagi tööle panna, et me sageli kipume rõhutama seda käitumist, mida me ei taha, et me võime öelda nii, et vaatasin teie kodutööd üle, et ka osad teist ei esitanud õige tähtaegselt, või siis me võime öelda nii, et vaatasin kodutööd üle ja enamus teist esitas tähtaegselt. Ja isegi võime siis tuua mõne näite või mõne õpilase eeskuju, kui see õpilane ise annab loa, et öelda, et näiteks, et Maria, et võib-olla räägid sina, et kuidas sul õnnestus see suur projekt õigeks ajaks ära teha. Võib-olla Maria räägib siis midagi sellist, kuidas ta jagas need väikesteks tükkideks ja siis õpetaja võib omakorda seda kinnistada, et jah, et see on väga hea strateegia ja tegelikult enamus seda meie klassis kasutavad ka. Ehk siis tuua välja see positiivne käitumine, anda ka võib-olla konkreetne eeskuju võimaluse korral, keda saab siis jäljendada ja siis kinnistada, et see ongi see meie klassi toimimisviis. Või siis näiteks veipimise puhul, et tuua siis esile mingisuguseid küsitluse tulemusi või kus siis näha, et ikkagi suur osa ei veibi ja võib-olla ka jälle keegi klassis on nõus oma kogemust jagama, et õpetaja võib-olla ütleb, et Maria, et räägi siis, et mida sina teed, kui sulle pakutakse veipi. Ja Maria siis võib-olla ütleb, et ma lihtsalt ütlen ei ja vahetan teemat või ja õpetaja saab siis jällegi seda kinnitada, et see on väga hea oskus, enda valikute ees seismine, tegelikult enamus meie klassist nii teevad ka. Ehk siis me toome välja selle, et see mitte veipimine on enamuse valik, anname ka konkreetsed käitumisviisid, kuidas siis selles olukorras toime tulla, kui sõbrad mõjutavad. Ja siis hästi oluline on see luua see sotsiaalne tugi nendele, kes siis ei taha kaasa minna sellega, et seda siis rõhutada. Ja siis räägime natuke tähelepanust. Et see ei ole meile ka kindlasti uus teadmine teil, et te oma vaatluse tulemusel kindlasti näete, et õpilaste keskendumist segavad nutiseadmed. Ja tõepoolest siis uuringutest on näha, et kui need on vaadatud näiteks kodus ise õppimas, et nad katkestavad seda õppimist mingite sõnumite või siis sotsiaalmeedia märguannete tõttu vähem kui iga 6 minuti tagant. Ja see tõepoolest siis on seotud selline multitasking, et kes siis kasutavad telefoni õppimist korraga, on seotud kehvemate tulemustega. Aga uuemad metaanalüüsid siiski näitavad, et see on selline pigem väike ja mõõdukas see mõju. Ja samuti siis uuringud näitavad seda, et need õpilased, kes siis teadlikult kasutavad neid õpistrateegiaid või keskendumise strateegiaid, et nendel need tulemused on paremad. Aga kuidas siis õpilastega nendest rääkida, et võib-olla siis mida mitte teha on kuidagi häbistada või sildistada, et jälle sa oled telefonis või et sellised märkused, et pigem nagu aidata neil teadvustada seda oma käitumist, et kui palju tegelikult nad ise ka võiksid võib-olla mõõta, et kui palju nad seal telefonis on, eks ju, osad kindlasti jälgivad seda oma statistikat ja nendega siis valideerida seda, et jah, et tõepoolest need sotsiaalmeedia algoritmid tekitavad sõltuvust eriti noortel, kellel see aju on sellele tundlikum ja pakkuda selliseid strateegiaid, tuletada meelde, et näiteks üks on see Pomodoro meetod, kus me ei võta seda telefoni aega ära, aga me siis jagame, et on keskendumise aeg ja siis on väike telefonipaus näiteks, eks ju, mingite jõukohaseid samme ja siis kindlasti neid edusamme tunnustada, eks ju, kui ta näiteks panna tähele, et kui ta siis 10 minutit ei ole seda telefoni võtnud kätte ja siis kindlasti ka lasta neil ise reflekteerida, et kuidas tundus, et kas oli keskendumine parem, kui see telefon oli vahepeal silme alt ära.
ja siis lõpus siin on toodud ühest uuringust ka, kuidas need algoritmid siis mõjutavad seda tähelepanu ja tõepoolest nad mõjutavad seda tähelepanu just eelkõige teismelistel, kes otsivad rohkem, nagu Ann rääkis, sellist tasu ja uusi stiimuleid ja nad on ka tundlikumad sellise sotsiaalsele tagasisidele. Et need algoritmid noortega võibki siis rääkida, arutada koos, kuidas nad on kujundatud, nende tähelepanu hoidma ja tekitama sellist harjumust. Et need algoritmid valivad siis sisu, mis väga tugevaid emotsioone noortel tekitavad ja hoiavad nendel platvormidel võimalikult kaua neid. Et see mõju on läbi siis selle tasusüsteemi aktiveerimise, et tekib selline tahan veel efekt nagu sõltuvuskäitumise puhul, aga ka selline emotsionaalne mõju on, ta tekitab neil sellist noortel sellist ärevust või sellist hirmu millegist ilma jääda. Ja just eriti teismelistel, kes on nagu tundlikumad selles osas. Ja noortega ka arutada, et kuidas see õppimist mõjutab, et õppimist ta mõjutab läbi mitme protsessi, et üks on see tähelepanu katkestamine, aga kindlasti ka see ajakulu, eks ju, mis sellele scrollimisele kulub. Ja loomulikult siis väsimus ja kehvem uni, et kui seda scrollimist tuleb ka une arvesse. Me unustasime alguses öelda, et kõik küsimused on teretulnud, et meil pärast ongi eraldi aeg selleks ka, et saate oma mõtteid ja küsimusi siis julgelt meile edastada, kas chatis või siis heliga. Nii, aga motivatsioon. Et Ann rääkis ka, et teismelised on siis hästi tundlikud sellele tasule, positiivsetele kogemustele, tunnustusele, eduelamusele, et seda siis ka klassiruumis esile tuua, eks ju, et nende sellist, anda neile tagasisidet, et nad näeksid oma progressi, et see aitab neil edasi pingutada, kui nad näevad, et sellest on mingi kasu või tulu neile või. Ja teiseks siis, kuna nad otsivad seda uudsust ja põnevust, et mõelda ka, et neid ülesandeid, et oleks siis sellist võimalust katsetada, arutada mingit probleemilahendusülesandeid ja samamoodi siis Ann rääkis, et neil on hästi selline sotsiaalne kogemus oluline, et miks mitte nagu teismelisel võib-olla veel rohkem sellel vanusegrupil neid grupitöid teha või anda sellist signaali, et sa oled osa grupist, et meil on mingid grupiühised eesmärgid, et see on ka üks asi, mis neid tõenäoliselt hoiab aktiivsena seal tunnis kaasas. Nii. Räägime siis sellest sotsiaalsest mõjust teismelistele. Et see ei ole meile ka kindlasti uus teadmine teile, et see teismeiga on periood, kus teiste arvamus muutub hästi oluliseks. Et uuringud ka siis seda kinnitavad, et tõesti teismelised hindavad ennast hästi tugevalt selle järgi, kuidas nad arvavad, et teised neid näevad. Ja see tähendab siis seda, et kõik selliste klassikaaslaste või õpetajate reaktsioonid võivad mõjutada nende enesehinnangut ja õppimistahet. Et see noor väga kardab teiste ees rumalana näida ja vahel ka seetõttu tekivad puudumised, et oma kliinilises praktikas küll kogen seda, et sageli on puudumised tingitud just sellisest hirmust teiste ees kuidagi rumal välja näha või see hirm, et mul ei tule hästi välja ja teised näevad. Et hästi oluline siis mõelda, et kuidas seda turvalist klassikeskkonda luua. Et kindlasti üks on see, et kuidas me tagasisidet anname, et kui on mingid tundlikud teemad, siis kindlasti individuaalselt, et vähendada sellist häbitunnet ja kaitsta selle õpilase siis enesehinnangut. Et hästi oluline ka see, et normaliseerime vigu, see on osa õppimisest, kõik lapsed on koolis selleks, et õppideks. Ja klassi ees vastamiste puhul, et ka mõelda, et kuidas seda saaks teha selliseks emotsionaalselt kergemaks neile, et võib-olla vähem sellist prauhti vastuse andmist, et võib-olla tasub mõelda, et äkki saab anda mõtlemise aega, et saab ennem läbi mõelda oma vastuse. See vähendab ka seda hirmu, et ma näin rumal või lasta enne neid kuidagi paaris arutada ja siis üks ütleb selle vastuse või kõige parem üldse siis sellist vabatahtlikkust kasutada. Et seda me näeme ka oma sellises kliinilises praktikas, et seda koolitõrget ja ikkagi see
võib olla seotud selle sotsiaalse ärevusega ja selle hirmuga, et ma ei oska seda ainet ja teised näevad, kui rumal ma olen. Nii. Ja siis emotsioonid. Et me teame, et teismelistel need emotsioonid on sellised intensiivsed ja tugevad. Me teame ka seda, et need emotsioonid mõjutavad õppimist. Eks, et selline huvi, rõõm, turvatunne soodustab uue materjali omandamist ja samas selline stress ja ärevus võib seda takistada. Et kui me kui oleme keskendunud ainult sellisele toimetulekule, siis on väga raske uut infot töödelda, meelde jätta, uusi teadmisi omandada. Et mõelda ka see, et kuidas me saame seda keskkonda selliseks turvalisemaks õpilasele muuta. Et kindlasti üks on see, millest me enne rääkisime, et me normaliseerime sellist vigade tegemist, olemegi siin, et õppida, julgustada neid ja oluline ka märgata nende emotsioone, et kas nad on siis kuidagi hirmul või pinges või tunnevad ennast vabalt. Ja kui on näha, et mõnel lapsel on seal tunnis raske, et siis teda ka abile suunata. Ja räägime siis natukene unest ka. Et täna me ei hakka siin arutama, et mis kell see koolipäev võiks hakata, aga lihtsalt nagu endale teadvustada, et teismeliste selline bioloogiline rütm on erinev. Nad jäävad magama hiljem ja nad ärkavad hiljem. Nende see melatoniini tootmine on natuke teises rütmis ja nad on hommikul väsinud, et tasub nagu mõelda, et kas see väsimus on ikkagi laiskus või see ongi lihtsalt see, et ta lihtsalt mitte ei taha, vaid ta lihtsalt ei suuda. Et ta alles magab seal hommikustes tundides, et kui võimalik, et võib-olla siis sellised hommikustes tundides natukene kergemaid ülesandeid anda. Et uuringud on siin toonud välja, et selline unekestuse piiramine, näiteks selline uni, kus on 3 kuni 6,5 tundi võib täitsa olla sama efektiga kui siis täiesti magamata öö, et kahjustab siis selline tähelepanu, tekib rohkem tähelepanu hajumist, vigade tegemist, töömälu kahjustub, üldse selline info salvestamine, kodeerimine, kinnistumine, et need kõik võivad siis saada mõjutada sellest vähesest unest. Ja siis on sageli küsitakse, et kas siis nädalavahetusel järgi magamine aitab. Et siin uuringud on natuke sellisel erineval arvamusel, et on leitud, et vahel see taastub, vahel ei taastu. Aga igal juhul, et eks see koolipäev on neile raske. Teismelistele, kes peavad veel kuskilt kaugelt sõitma ja 8 kooli jõudma. Et seda meeles pidada, et me ei kipume neid võib-olla vahel liiga tegema sellega, et neid laisaks pidama. Ja parem uni siis soodustab ka sellist enesekontrolli, et see väsimus raskendab impulsside juhtimist. Nii, ja siis on mul veel plaanis rääkida natuke sellist autonoomiat toetavast õpetamisest, et ma kindlasti ei mõtle siin, et autonoomia tähendab seda, et tee, mis tahad, et noortel, eks ju, Ann rääkis ka, et meil see enesekontroll alles areneb ja me peame seda toetama ikkagi selliste piiride seadmisega. Aga mida me võime mõelda, et kui võimalik, et kas me saame anda kuidagi valikuid, et mis teemad või mis meetodiga me kasutame või siis saame paremini selgitada neile, et miks me seda õpime või miks see või teine reegel või selline kokkulepe meile vajalik on. Ja hästi oluline on ka siis seda õpilase vaatenurka kuulata, et isegi kui me oleme eri meelel, et näidata seda huvi, et ma proovin ja ma püüan sust aru saada või ma tahan teada, miks sa sellisele järeldusele või arvamusele oled jõudnud, et see huvi tundmine on alati mõjub hästi. Ja siin on siis toodud üks näide ka, see 2024 uuringust, seal olid siis sellised 7.–9. klassi lapsed, neid oli seal kuskil 1500
ja, ja tõesti siis, kui need õpetajad siis läbisid sellise autonoomiat toetava õpetamise kursuse, et pärast seda siis tõesti nende õpilaste kaasatus tunnis oli aktiivsem ja motivatsioon oli parem ja huvi selle õppimise vastu. Nii. Ja siis enne küsimusi veel mõtlesime natuke tuua veel esile, et seda positiivset poolt ka, et see teismelised, nende kohta on igasuguseid nalju ja vahel ka selliseid halvustavaid nalju, aga võib-olla vähem on seda, et mis see tegelikult potentsiaal on. Et teismelised on, nende aju on mingil põhjusel selline, et tõenäoliselt see on see selline kohastumislik protsess, eks, et nad peavad ju õppima siis sellist iseseisvust ja olema valmis siis muutusteks ja neid sotsiaalseid signaale oskama lugeda. Uuringud näitavad, et nad siis tõesti on häälestatud sellisele uudsusele ja sotsiaalsetele signaalidele. Neil on tegelikult väga suur õppimispotentsiaal, et tasub hoida see keskkond neil võimalikult rikastava ja kogemusi pakkuvana. Et nad on hästi võtlikud, hästi vastuvõtlikud sellisele keskkonnale ja ka õpetaja mõjule ja kaaslaste mõjule. Ja nad lastest ja täiskasvanutest siis paremini ka kasutavad sellist nagu tasusüsteemi, et neid eriti siis meeles pidada, et teismelist on väga oluline pakkuda seda positiivset tunnustust ja eduelamust ja tagasisidet. Ja siis kokkuvõtteks, et jah, et see on siis teismeliste arengufaas selline, et nad ei ole kuidagi defektsed, aga see on selline spetsiaalselt kohanemiseks häälestatud aju ja nad vajavad siis struktuuri, et nende enesekontroll alles areneb ja selline struktuur ja ikkagi kokkulepped aitavad neil seda arenevat enesekontrolli kompenseerida. Nad vajavad ka sellist tähendust, et miks me seda õpime, selgitust, võimalust kaasa rääkida, arutelud, grupitööd, ka sellist turvalist õpikeskkonda, vigade normaliseerimist, austavat suhtlust, nende emotsioonide märkamist ja arvestada siis seda, et nad ongi vahel väsinud ja nende tähelepanu hajub kiiremini. Kas sa tahad, Ann, veel midagi siia lisada? Ma arvan, et sa rääkisid ka need uuringutes nüüd ära, mis me leidsime ja tõesti see, et võib-olla ma veel selle kommentaari jah ka teen, et kui meie ka aeg-ajalt ju ikkagist tõesti loeme neid iseloomustusi koolidest, et kus on väga keerulise võib-olla käitumisega noored ja lapsed, et siis noh, meie kabinetis on nad tõesti sageli pigem sellise õnnetu moega ja tõesti on neil sageli tunne, et nende suhtes on käitutud ülekohtuselt ja kui meie nendega on ju oma niimoodi kabinetis sealt sellisest emotsionaalsest kohast eemal räägime, et siis nad tegelikult sageli ikkagi ka väga-väga mõistlikult suudavad neid olukordi analüüsida, et võib-olla ka see mõte, et need emotsioonid on hästi intensiivsed ja kuidagi see teismelise perspektiivi kuulamine sageli on noh, midagi sellist, mis nendele endale hästi palju sellist kuidagi enesekindlust annab ja ka tegelikult seda jaksu ja tahtmist siis ikkagist ka sellistele heaks kiidetud normidele enda käitumist vastavaks ikkagi muuta ja kohandada. Ma vaatan, et Jana on siin ka küsinud selle une kohta ilmselt siis, et kas kontrolltööd planeerida esimeseks tunniks on halb mõte? Ja noh, kui võimalik, et siis võiks olla hiljem, et ikkagi osade noored alles veel magavad, aga noh, eks see ongi, et mis need praktilised piirangud on, aga võimaluse korral ja ma arvan, et see on hea mõte.